Tere tulemast tagasi põnevasse ajaloolasesse paika, kus Bulgaaria minevik elavneb. Täna astume aastasse 706 PG, mis on pöördeline hetk Kanasjubigi terveli ja esimese Bulgaaria impeeriumi ajaloos. Kas olete põnevil sellepärast, mis meid ees ootab? Vajutage seda like-nuppu, tellige, jagage oma mõtteid ja kirjutage allpool kommentaari. Jälgi mind ka Spotify's, telli minu Patreoni, toeta mind Puimea kohvis ja liitu minuga kohvis, et näha rohkem eepilisi ajaloolisi rännakuid. 706 aastaks PG oli Kanasjubigi tervel juba tõestanud end kui suurepärane juht. Vaid mõned aastad varem aitas ta Justinianus IL 705. Aastal Bütsantsi trooni tagasi nõuda julge samm, mis tõi Bulgaariale nii austust kui ka tasu. Vastutasuks abi eest anti tervelile Zagore piirkond, viljakas ja strateegiliselt tähtis maa Traakias Haemuse mäestiku lähedal. Aga mida see tegelikult Bulgaaria jaoks tähendab? See polnud väike tehing. Zagore ei olnud lihtsalt maa, see oli tunnustus. Esimest korda Bütsantsi ülesannetes nimetati Bulgaaria valitsejat keisriks või keiser terveliks. See tõstis mitte ainult tema isiklikku staatust, vaid ka Bulgaaria positsiooni piirkonnas. Tervel teadis, et maa kinkimine ei olnud lihtsalt tasu, see oli proovikivi. Kas ta suudab seda valitseda, kindlustada ja kaitsta? Väljakutse ei olnud enam sõda, see oli haldamine. 706 aastal pöördus tervel sissepoole, keskendudes oma võimu tugevdamisele Zagori üle. Piirkonnas oli segunenud rahvastik, slaavlased, traaklased ja nüüd ka bulgaarid, kellel kõigil olid oma kombed. Terveli geniaalsus seisnes nende ühendamises kasvava Bulgaaria identiteedi alla. Selle asemel, et jõuga bulgari kombeid peale suruda, lubas ta slaavi traditsioonidel haldusse sulanduda. Nii tekkis see, mida mõned ajaloolased nimetavad varajase duaalse süsteemi valitsemisviisiks. Bulgaaria aadel juhtis sõjalist ja vaimset juhtimist, samal ajal kui slaavi pealikud säilitasid Kanasjubigi terveli valitsemise all kohalikku võimu. Majanduslikult oli Zagore auhinnaline. Läbi selle kulgesid viljakad põllud, juurdepääs jõgedele ja kaubateed, mis ühendasid Musta mere Balkani sisemaaga. Tekkisid uued asulad ja kaubandus Bütsantsi impeeriumiga kasvas. Mitte ainult mõõkade ja kilpide, vaid ka teravilja, karja, tekstiili ja isegi luksuskaupade osas. See hetk tähistab Bulgaaria arengut hõimuliidus tõeliseks riigivõimuks. Samal ajal, kui tervel kindlustas oma võimu Zagore üle, valitses Bütsantsi õukonnas endiselt poliitiline kaos. Justinianus I oli tagasi võimul, kuid tema valitsemine oli habras. Tema vaenlasi oli palju nii impeeriumi sees kui ka väljaspool. 706 aastal pidas tervel Konstantinoopoliga rahutut rahu. Vaatamata varasematele liitlassuhetele jäid mõlemad pooled ettevaatlikuks. Miks? Sest Zagori maade andmine oli bütsantslaste seas endiselt vastuoluline. Mõned fraktsioonid pidasid seda reetmiseks, et maa anti nõnd barbaarkuningale. Teised pidasid seda reaalpoliitikaks. Tervel mängis seda mängu osavalt. Ta ei provotseerinud. Ta ei liialdanud. Aga ta tegi selgeks, Zagore oli nüüd Bulgaaria. Huvitaval kombel pole sel aastal nende kahe vahel suuremat konflikti registreeritud. Mõned ajaloolased usuvad, et see oli Balkanil haruldane tasakaaluhetk, diplomaatiline külm rahu, kus mõlemad impeeriumid keskendusid sissepoole. Ometi jäi mõõk lähedale. Kaan tervelit mäletatakse sageli tema sõjalise toetuse eest Bütsantsile ja tema kaitsmise eest Araabia sissetungide vastu. Kuid 706. aastal PG seisnes tema tõeline tugevus selles, mida ta ei teinud. Ta ei läinud sõtta. Ta ei reetnud. Ta ei ületanud oma jõudusid. Ta valitses. Ta tugevdas riiki, neelas uusi territooriume rahumeelselt ja hoidis impeeriumi stabiilsena Ida-Euroopa ebastabiilsel aastakümnel. Tervel defineeris ka ümber, mida tähendab olla Bulgaaria valitseja. Ta ei olnud lihtsalt sõjameeste khaan, ta oli diplomaat, ehitaja ja visionäär. Mõelge selle peale, ilma selliste aastateta nagu 706 PG, mil rahu valiti lahingutegevuse asemel, ei oleks esimene Bulgaaria impeerium võib-olla nii kaua kestnud, nagu ta seda tegi. Mida te siis arvate, kas Kanasjubigi tervel oli sõjapealik või riigimees? Või mõlemad? Kui sulle meeldis see reis 706 aastasse PG, siis ära unusta liki, kommenteerida ja tellida põnevat ajaloolast.
tahad minu tööd toetada? Liitu minuga Patreonis, osta mulle kohvi või kohvis, et aidata neid lugusid edasi kirjutada. Kuni järgmise korrani uurige jätkuvalt minevikku, see kujundab meie tulevikku. Meil on veel rohkem eepilisi aastaid Bulgaaria ajaloost, mida uurida. Jagage allpool oma mõtteid, kas teie oleksite usaldanud bütsanslasi pärast 705 aastat või oleksite valmistunud reetmiseks. Tellige, et saada rohkem süvitsi sukeldumisi keskaegsesse Bulgaariasse ja kaugemale. Vajuta kellukest, et mitte kunagi ei jääks vahele killuke meie rikkalikust minevikust.